tere, head kuuendikud. Nii tore on teie ees olla, kuigi tahaks nii väga hoopiski teid näha. Aga mis teha? Väikesed ümberkorraldused ja lõin oma kodus sellise klassiruumi ja nüüd kavatsen ma edaspidigi anda teile selliseid kontakttunde video teel. Kuna ma olen teile andnud ülesandeid arvsõnade kokku-lahku kirjutamise kohta ja õigekirja kohta, siis pean ikkagi oluliseks teile arvsõnade kohta kõik tähtsama veel kord üle korrata ja seejärel teeme lõpparve ja läheme uue osa juurde. Aga täna siis räägin teile arvsõnadest kõik tähtsam, mis vaja meelde jätta. Ja arvsõnad jagunevad ju põhiarvudeks ja järgarvudeks. Ja kui me neid kirjutame tekstis sõnadega, siis 5, 7 on põhiarvud. Ja kui me numbriga kirjutaksime, siis oleks see 5 ja 7. Kui ma nüüd siia selle punkti järele panen, siis on tegu juba järgarvuga. Ja siis juba peaksid kirjutama ja ütlema 5 ja 7. Mitmes vastab küsimusele, järgarv vastab küsimusele mitmes. Ja põhiarv siis küsimusele mitu. Nii, näiteks roomanumbrid ongi ainult järgarvud, et kui mul on kirjutatud roomanumbriga, siis sa kohe peaksid väljenduma 5 ja 7. Nii. Aga nüüd räägin arvsõnade kokku-lahku kirjutamise üle. Et siin kipute te ikkagi aeg-ajalt vigu tegema. Võtame kõigepealt arvsõnad, mida kirjutatakse kokku. Nii, 10, 10 ja 100. Et kui ma nüüd toon mõne näite juurde, siis kui mul on vaja öelda 15, siis ma kirjutan selle kokku. 50, siis kirjutan 10 kokku ja 500 kirjutan kokku. Nii, jäta see koht meelde, et 500, 600, 100, 200, et siin satuvad kõrvuti 2 S-i, et neid ära unusta. Ja lahku, mida kirjutatakse lahku? Lahku kirjutan siis ühelised, 1000 ja miljon. Kui mul on 5000, siis ma kirjutan selle lahku ja 5 miljonit samamoodi. Olen tähele pannud, et teie hakkate reeglit teate, aga kasutada seda ei oska, sest te satute hämmingusse, kui on selline suurem arv vaja kirjutada sõnadega, näiteks 2052, siis te ei saa aru, et mida ma millega kokku pean kirjutama. Kokku-lahku kirjutamise puhul räägime arvsõna ees olevast arvust. Selle 10 või 10, 100 ees olevast arvust ja selle lähtun siis sellest, kas kirjutan kokku või lahku, et milline on see arvsõna. Nii et ei kirjuta 55 selle 10 tagumise sõnaga kokku, vaid 10 kirjutan kokku ees oleva sõnaga. Nii, on kokku lepitud, et arvud 1–10 kirjutad sa tekstis sõnadega. Et kui ma räägin näiteks oma perest, mul on 3 venda, 2 õde, siis kirjutan sõnadega. Aga kui mul on juba suuremad numbrid, näiteks, et meie koolis õpib 316 õpilast, siis ma kirjutan need loomulikult numbriga. Ja igasugused statistikas ikkagi kasutatakse numbreid nendel
no mul ei tulegi meelde, kus veel, aga igatahes diagrammidel, et kui mul on sektor või tulpdiagrammid, siis see info peaks ka olema numbriliselt, sest neid numbreid on palju kergem silmaga siis haarata, kui lihtsalt oleksid nad välja kirjutatud sõnadega. Räägin järgnevalt nüüd arvsõnade käänamisest ja on teie töödest on mul jäänud mulje, et mõnigi kord eksite te sellise sõnaga nagu 10. Nii näiteks kui sul on 20 vaja kirjutada, siis sa kirjutad 20 G-ga ja K-ga ja teed sellest sellise teistmoodi sõna. See on argikeelne väljend 20. Et ära seda kasuta, kirjakeeles kirjutad sa ikkagi välja 10. Nii, kui mul on sõna 10 ja ma hakkan seda käänama, siis unustad sa ära, et siin on kaasaliku ühendi reegel ja selle vastu sa tihtipeale eksid, kirjutades ikka 2 M-i. Aga kaasaliku ühendi reegel ütleb, et kaasaliku ühendis kirjutad iga kaasaliku ühekordselt. Mis veel? Võtangi nüüd ühe arvu ja proovin selle 4 esimeses käändes läbi käänata. Arvsõnu saab käänata kõigis 14 käändes, aga suuremate arvude käänamisel võib-olla oleks teil vaja ikkagi näha, kuidas see suurte arvude käänamine käib. Võtan põhiarvu 2004. Tuhanded kirjutad ju lahku, seetõttu kirjutad sa 2000 ilusti lahku ja ühelised kirjutad sa nii või naa lahku, nii et kõik sõnad lahku. Nii, see on siin nimetav, omastav, mitme on 2004. aasta näiteks. Ei ole mitte, praegu ajasin segamini 2004 inimese hulgast, tõin näite. Ja osastav, mitut, tunnen, mitut inimest, 2004. Siin on 2 moodi lubatud, kas 2 või 2. Nii, see on põhiarvsõna käänamine ja sisseütlev. Olen rääkinud sellest, et omastav kääne on käänamistabeli kõige tähtsam kääne. Ja sisseütlev näeb siis välja 2004. ehk 4. Nii. Ma kustutan ära ja proovin siis käänata järgarvu. 2004. Järgarv 2004. Nii, pane nüüd tähele, mis siis teistmoodi on kui põhiarvsõna käänamine. Omastav on mitmenda, 2004. Ja mitmendat 2004. Kui põhiarvsõna käänamisel käänasid sa kõiki arvsõnu osi, siis järgarvsõna käänamisel, pane nüüd tähele, muutub ainult viimane sõna. 4., 4., 4. Ja sisseütlev on siis 2004.
omastava käände eeskujuks ja kõik ülejäänud käänded saad sa moodustada omastava käände abil, pannes lihtsalt käände lõpud õiged. Nii, ma loodan, et said sellest käänamisest aru, et põhiarvsõnal käänduvad kõik arvsõna osad, aga järgarvsõnal käännad sa ainult viimast sõna. Räägin veel pisut sellest, et kui sul on tekstis arvsõna ja sa pead tekstis õiges käändes arvsõna ütlema. Näiteks, et autasu anti 2 poisile. Siis tegelikult siia arvsõna järele mitte midagi ei lisa, sest kuidas ma tean, et ma õige käände valin, kui siin arvsõna järel on nimisõna, siis ma vaatan siia käände lõppu ja automaatselt lisan selle suulises tekstis arvsõna lõppu. Autasu anti 2 poisile. Kui nüüd juhtub, et arvu järel ei ole nimisõna, siis tuleb see käände lõpp lisada. Et autasu anti 3. Nii. Ja kui arvsõna järel ei ole siis nimisõna, kus ma selle käände lõpu saaksin, siis tuleb igal juhul see käände lõpp arvule lisada väikse sidekriipsu abil. Ja rohkem ei oskagi teile arvsõnade kohta midagi rääkida, aga vaadake see video mõttega läbi. E-kooli panen ma arvsõnade õpiku leheküljed ka, et võid siis lisaks lugeda õpikust ja proovi siis ära lahendada need ülesanded, mis ma sulle olen jätnud. Ja loodan, et sellest väikesest loengust oli kasu. Aga näeme varsti!